on üks jube viga, mida teadmatu mängija vahepeal kogemata teeb. Ja see viga muidugi juhtub tavaliselt siis, kui mängitakse kohe põlve peal ja üldse asendi kohta mitte midagi ei teata. See on küünarnukk ja see küünarnukk peab olema siinpool. Ehk siis ma toetan käsivarrega, mitte siit. Käsivars, mitte õlavars, eks ole. Käsivars. Miks? Sellepärast, et siit ma saan omale kindluse, toetuspunkti. Ja kui ma siin keelte kohal mängin, siis mu käsi ei hüppa kuskile minema. Ma ei pea kätt pingestama selle jaoks, et püsida lihtsalt siin keelte kohal. Et kui ma tulen siia, esiteks ma juba vajun küüru, et see küünarnukk siit üle tuleks. Pluss siis ongi see, et kui ma siin mängin, ranne läheb kohe viltu, hakkan kakkuma, käsi hüppab, stabiilsust ei ole. Võtan põlve peale ka. Et ma pean, siit hakkan nagu seda pilli hoidma üldse. Ja mida see käsi teeb, on ju väga ebamugav tegelikult korralikult mängida. Mängitakse ka nii. See on lihtsalt jube palju keerulisem. Harjutada ennast niimoodi sellise pinges asendiga mängima ja siis hästi teha. Ehk siis alati ei maksa kuulata seda, et mängi või varvastega peaasi, et kõlab. Sest varvastega hästi mängima õppimiseks läheb palju kauem aega kui lihtsa korraliku mänguasendiga. Kui on pill ilusti süles, siis sa saad ju palju lihtsamini kõike muud teha. Hops, üks jalg, teine jalg. Saadad rinnaku vastu, käsi peale ja pill istub ise. Ja käed on vabad mängima. Head harjutamist.